õigete inimeste õpetamisest. Järgmine ettekanne on Mare Roosilehelt, TalTechi Virumaa kolledži direktorilt ja räägibki just haridusest ja teadusest. Tere, palun. Tere, aitäh. Nii, aitäh Jüri tutvustamast. Aitäh Teet ja kõik eelpoolkõnelejad. Te tegite suurepärase sissejuhatuse. Küsisin vahepealt kolleegidelt, aga mida mina siis räägin? Et mul on hea meel, et need inimesed, kes siin Ida-Virumaal elavad, räägivad ühte juttu ja saavad ühtemoodi aru, missugused on meie ootused ja väljakutsed. Miks just mina räägin? Aga väga lihtne. Mina olen sündinud, kasvanud Ida-Virumaal, ma töötan Ida-Virumaal, ma olen omandanud siin alus- ja gümnaasiumihariduse, kõrghariduse olen saanud Tartu Ülikoolis, kraadi olen saanud Tallinna Tehnikaülikoolis. Minu lapsed on saanud siin hariduse ja ma olen viimaste nädalate jooksul, nii nagu Teetki ütles, ma ei ole kunagi nii palju rääkinud ettevõtetega ja ka koolijuhtidega, kui just viimasel ajal. Et see on kindlasti äärmiselt positiivne ja me oleme tohutult palju saanud tagasisidet ja ühtlustanud oma info välja. Ja minu eesmärk on näidata või rääkida, kuivõrd teadusharidus on valmis õiglaseks üleminekuks. Ei ole ilmselt enam uudis, et Ida-Virumaa haridusmaastik on tunduvalt mitmekesisem kui ükskõik kus mujal Ida-Eesti piirkondades. Lisaks sellele, et meil on üldharidus, meil on üldalus- ja huviharidus, meil on olemas kutseharidus 3 õppekohas, meil on 4 kõrgharidust andvat õppeasutust, meil on loodud haridusklaster, mida ei ole siiani üheski teises maakonnas, aga ka nemad vaatavad selles suunas. Meil on olemas Ida-Virumaa teadusnõukogu. Missugused on siis ootused haridusele ja teadusele õiglase ülemineku ootuses? Teaduspõhine haridus ja spetsialistid, mis vastaksid eelkõige maakonna ootustele, ettevõtete ootustele, ümber- ja täiendõpe, see tähendab seda, et ettevõtted, mis tulevad maakonda, nad tahavad kiiresti häid spetsialiste saada ja just selliseid, mida neil kohe vaja on, ja ettevõtluse teadmusmahukuse kasvatamine. Ja loomulikult ka ettevõtlikkuse tõstmine. Ja nüüd oleme jõudnud taaskord muna ja kana küsimusel juurde. Kumb oli enne, muna või kana? Ja see on teema, mis tuleb leida ühisjoon. Ettevõtted tahavad kohe saada spetsialiste, just selliseid spetsialiste, nagu neil hetkel vaja on. Nad tahavad saada koostööd teadlastega ja et teadlased annaksid neile know-how'd, mis võimaldavad neil oma tooted kohe turule viia. Teadus-arendusasutused, haridusasutused ootavad, et oleks selgelt sõnastatud ja kommunikeeritud, missuguseid spetsialiste siin vaja on. See tähendab seda, et ettevõtetel peab olema pikem nägemus oma arenguplaanidest, et nad teaksid, keda neil vaja on, et me saaksime hakata ette valmistama oma õppekavasid või täienduskoolituskavasid. On vaja teada, mis on nende teadusarendusvajadus lähima 5 või 10 aasta jooksul. Ja miks see nii? Kohe jõuame ka, miks see nii on. Ja mida siis kõrg- ja kutsekoolid saavad hetkel pakkuda? Lisaks tasemeõppekavadele, loomulikult ükski õppekava ei ole koostatud nii, et ta 10 aastat õpetatakse ühte samu spetsialiste. Tegelikult teadus ja haridus on pidevalt valmis pakkuma just sellist haridust, mida on kaasajal vaja. See, et õppekava nimetus ei muutu, ei tähenda, et ei muutu selle õppekava sisu. Kõik ülikoolid on valmis välja pakkuma mikrokraade. See tähendab, see on just see, mida ettevõtted ootavad. On vaja selle valdkonna spetsialiste kiiresti ja mikrokraadid võimaldavad nüüd ettevõttes juba töötavatel spetsialistidel või tööjurul vabalt olevatel spetsialistidel omandada uued oskused, et liikuda, et teha endale selgeks, kas see valdkond on neile sobiv, kuhu ettevõttesse nad tööle tahavad minna ja seejärel on neil võimalik peale mikrokraadide läbimist jätkata õpinguid juba ka tasemeõppes. Ülikoolid pakuvad ka töökohapõhist õpet.
sealhulgas tööstusmagistrantuuri ja tööstusdoktorantuuri. Ehk tegelikult see on see just, mida ettevõtted ütlevad. Mul on vaja spetsialisti, kes lahendaks minu probleeme, aitaks minu tegevusi, valdkondi, suundi arendada. See on täiesti võimalik, see tähendab, ettevõttes töötav inimene saab valida tööstusmagistrantuuri või tööstusdoktorantuuri, kasutada ära ülikoolides olevad teadmised ja rakendada seda just nimelt ettevõtte ees seisvate ülesannete lahendamisse. Praktika ettevõtetes, see töötab väga hästi. Ettevõtted on üha rohkem saanud aru, et see, et nad panustavad praktikantide koolitamisse, ainult nii nad saavad omale just nende ootustele vajalikke spetsialiste. Väga mitmed ettevõtted on liikunud selle poole, me teame, et Cleveroni akadeemia, Milrem juba koolitavad ise omale spetsialiste, aga nad ei tee seda üksi, vaid koostöös kõrgharidusasutustega. Õppejõudude stažeerimine ettevõtetes, jällegi teema, õppejõud on valmis, aga kas on ettevõtted valmis neid vastu võtma? Üldiselt väga kõhkleval seisukohal ollakse sellega. Tuntakse pigem, et see on selline segav asjaolu, kui see, et laias perspektiivis sellest kasu oleks. Ettevõtete kaasamine igapäevasesse õppeprotsessi, ühiste teadus-arendusprojektide arendamine ja loomulikult sealt läbi ka ettevõtlikkuse tõstmine. Kui küsida, kas teadusharidus on valmis tegelikult kõikide nende teemadega, rohepööre, digitaliseerimine, robotiseerimine, ülikoolid tegelevad aastakümneid. Mina ütlen, et teadus on valmis, aga nüüd on vaja konkreetseid rakendusi, on vaja konkreetseid projekte ja tootearendusi, mida ettevõtetel vaja on. Siin on meil siis dilemma. Nagu me teame, on alati iga projekti puhul 3 mõõdikut. On siis kvaliteet, aeg ja raha. Ja dilemma seisneb selles, et teadlased tahavad teha pikalt, põhjalikult ja kvaliteetselt. Ja see on kulukas. Ettevõtjad tahavad saada kiiresti ja kahjuks siis ei saa tagada sellist kvaliteeti ja ettevõtted kipuvad siis seda teadmust ostma sisse välismaalt. Olen osalenud mitmetel õiglase ülemineku fookusrühmade aruteludel ja seal on 3 rühma, on haridusasutuste esindajad, ettevõtete ja katusorganisatsioonide esindajad. Ja seal on väga selgelt välja tulnud, et haridusasutuste ootus on see, et peaksid tekkima kompetentsuskeskused just nimelt siia Ida-Virumaale. Sellest on vähe, et me kasutame ära Eesti ja välisülikoolide kompetentsi. Ma leian, et järgneva 5-7 aasta jooksul peaks see teadustegevus tulema siia Ida-Virumaale, sest läbi nende kompetentsikeskuste või kompetentsuskeskuste on just see, kus me tekitame kõrgepalgalisi töökohti, tarku töökohti. Need noored, kes omandavad hariduse kas siin Ida-Virumaal, välismaal või mõnes teistes Eesti ülikoolis ja nad tahaks tulla Ida-Virumaale tagasi, aga neil pole kuskil töötada. Ja nad ei taha ka ettevõttesse minna. Meil peavad olema uurimisrühmad, meil peavad olema professorid, meil peavad olema teadurid, et tekiksid uurimismeeskonnad, sest terve hulk on neid noori inimesi, kes tahavad teadust teha. Väga hea. Ja ma juba tegelikult lühidalt rääkisin ära, et mis see kompetentsikeskus saab siis pakkuda, kuidas ta ettevõtlust saab toetada, erinevaid analüüsiuuringuid teha, koostöös ettevõtetega valmistada just nimelt selliseid tooteid ja teenuseid, mida ettevõtetel vaja on ja tegelikult ka erinevaid uuringuid läbi viia, et arendada koostööd. Head näited on Virumaa kolledži kompetentsikeskus, kes töötab nüüd juba 11 aastat ja ega see, et ta nimetus on põlevkivi kompetentsikeskust, see on järjest edasi arenenud ja uued suunad on keemiatehnoloogia, energia tootmise valdkond. See tähendab seda, et koos ettevõtetega arenevad ka kompetentsuskeskused. Või juba Teet mainis ära ka Vidriku, mis on sel aastal loodud ja mis on võtnud siis oma teadus-arendusfookusesse alates töötlevast tööstusest, taastuvenergeetikast, keskkonnakaitsest kuni erinevate tarkade keskkondade ja nutikate süsteemideni.
Kompetentsuskeskus on ka loodud haridusklaster, sest haridusklaster koondab ju erinevad haridusasutused alates alusharidusest kuni kõrgharidusena, sealhulgas paralleelselt ka huviharidus. Ja planeeritavad kompetentsuskeskused. Seesama jällegi Teet mainis robootika, teadusarendus- ja koolituskeskus, mis on plaanis siis Narva tööstusparki luua ja mis toetab väga tugevalt ettevõtteid, kes vajavad robotiseerimise valdkonna spetsialiste, kes vajavad vastavaid arendustegevusi. Õiglase ülemineku kompetentsikeskus, mis aitab siis kaasa õiglase ülemineku strateegilisele juhtimisele, nii teadusmahukuse edendamisse kui ka sotsiaalmajandusliku heaolu säilitamisele. Ja kokkuvõttes peab toimuma kõikide osapoolte sünergia. Haridus, erinevad astmed, aga ka ettevõtted ja ka riigiasutused. Oli tellimus teha üks skeem, ma püüdsin luua selle skeemi. Meil on olemas siis alusharidus, keskharidus ja gümnaasiumiharidus. Sealt edasi on võimalik, see kõik on meil Ida-Virumaa maakonnas võimalik, sealt edasi on võimalik minna kutseharidusse. Gümnaasiumiharidusest ja kutseharidusest on võimalik liikuda edasi kõrgkooli, saada kõrgharidus ja sealt edasi juba osaleda erinevate teadus-arendustegevustes. Paralleelselt horisontaalne haridusvaldkond on huviharidus, mis seob kõiki haridustasemeid ja elukestev õpe ja meil on veel väga tugev Töötukassa osakond Ida-Virumaal, kes päriselt valutab südant nende inimeste pärast, kes on tööturult vabanenud ja nende ettevõtete pärast, kes vajavad neid spetsialiste. Et ülihea koostöö on Töötukassaga tõesti, kui Töötukassa kuuleb, et on tulemas uus ettevõte, ta annab kohe teada, ta teavitab ettevõtet, et meil on olemas haridusasutused. Ja lõppkokkuvõttes me koolitame spetsialiste ettevõtetele. Kui nüüd ümber pöörata, kuidas toimub see koostöö? Koostöö on alati mitmepoolne. Siis ütleme kutsehariduse, kõrghariduse, elukestva õppe ja teadusega mingi koostöö toimub, mis võiks parem olla. Meil puudub tegelikult väga tugev süsteem selle koostöös. Pigem on ta selline isiklike kontaktide baasil, aga ma leian, et see koostöö peab algama juba alusharidusest, huviharidusest, põhiharidusest ja gümnaasiumiharidusest, millest ka täna räägiti. Et juba enne kõrgharidust peavad olema noored kaasatud ettevõtte tegevustesse ja plaanidesse. Ja ma olengi püstitanud eesmärgid, kuidas küsimused. Täna on räägitud palju, tegelikult põhiteema on inimressurss. Inimressursist, kui meil on inimesi, siis on meil, mis siis oli, ülaltminek. Ja kui meil neid inimesi ei ole, siis tõesti 5 ja 7 aastat on ülioluline. Kas meil on siin vanakodude piirkond või meil on siin piirkond, kus tehakse teadus-arendustegevust, saab suurepärast haridust, tulevad siia pered, sest nad teavad, et nendel on võimalus alates lasteaiast kuni teaduse valdkonnani välja saada siis osaleda arendus- ja teadusprotsessis, haridusprotsessis. Ehk küsimus, kuidas saada spetsialiste ettevõtetesse, aga kuidas saada spetsialiste haridusse? Meilt kõikide ettevõtetega, kellega oleme kohtunud, kõik ütlevad, andke meile tippe, talente, andke meile spetsialiste, kust saavad kohalikud kõrgharidusasutused või haridusasutused anda tippe, kui tipud ei tule õppima kohalike haridusasutusse. Kui iga lapsevanem ütleb oma kodusele tipule, et mine Tallinnasse, Tartusse ja välismaale, kust me need tipud siis võtame? Me peame koos need tooma siia. Ma olen alati öelnud, ei pea sündima ja surema Ida-Virumaal. Täiesti võib käia ära välismaal, võib käia õppima teistes ülikoolides, nagu minagi olen käinud, aga toome need inimesed sisse. Ja kuidas peatada ka väljavoolu, inimeste väljavoolu. Ja olen pakkunud ka mõned lahendused, see kattub nüüd tegelikult sellele, mis ütles Lauri, mis ütles Teet, elukeskkond. Me võime anda maailma tasemel kvaliteetset haridust, kui meil ei ole elukeskkond, kui inimesed ei tule siia elama, neil ei ole kuskil elada ja meil ei ole head töökeskkonda,
siis nad lihtsalt ei tule ja nad tulevadki ainult ütleme tööpäevadel töötavad, palga viivad siit maakonnast välja ja muu aja veedavad siis oma kodupaigas. Vaba aja veetmise võimalused ja mis siis võiks olla? Ma pakun ka ühe lahenduse, motivatsioonipakett ja motivatsioonipakett kõikide poolt. Tööandjate poolt, ka meie kui haridusasutused, ka meie oleme teinud sel aastal, võtnud täiesti uue suuna, pakume soodustust majutusel, sportimisvõimalusi, stipendiumeid. Tööandjate poolt, muide noored on öelnud välja, et paljud noored, ka siit Ida-Virumaalt ära läinud noored, ei tule tagasi Ida-Virumaale, sest nad kardavad vene keelt, et nad ei oska piisavalt vene keelt ja tegid ettepaneku, et töökuulutuses võiks kohe olla tagame venekeelse õppe. Vene keele õppe tähendab. Ja ka riigilt motivatsioon, olgu see siis stipendiumite näol õpetajatele, õppejõududele ja tudengitele või kas või sõnumite näol. Nii et need on need lahendused ja ainult siis me saame tippe ettevõtetesse ja tippe ülikoolidesse. Ja üks hea näide, mis on täiesti värske uudis, näiteks Viru Keemia Grupp on sel aastal pannud välja stipendiumi nendele õppurid, need, kes tulevad õppima Virumaa kolledžisse, kuld- ja hõbemedaliga lõpetanutele. Nii et üleskutse kõikidele ettevõtetele, teeme koostööd, pakkuge omalt poolt motivatsioonipaketti ja keskendume, teeme selle kõrghariduse ka Ida-Virumaal tugevamaks ja seda saame teha ainult nii, kui me saame ka tugevamaid õppureid. Aga aitäh! Aitäh, Mare! Kas meil slaidos küsimusi on Marele? Milline vald? Tohiks korraks tagasi seda toredat tabelit. Kus on haridus? 14%. Haridus jagab teist 3. kohta. No oleks te pikemalt rääkinud, oleks haridus olnud teisel kohal kindlasti. Väike küsimus. Ja. Vaadake, meil on energeetikud kaevurid. Milline võiks olla haridusinimese vaatevinklist ühe 35-aastase energeetiku saatus õiglase ülemineku käigus? Mis temast võiks saada ja kuidas saaksite talle midagi pakkuda? No nii noore energeetiku saatus on väga helge. Selles mõttes, et need samad mikrokraadid võimaldavad neil täiesti ja kusjuures töötukassa toetusel võimaldavad neil ümber õppida näiteks automaatikuks, mehaanikuks, IT-valdkonnas, aga võib-olla on mõnel avaldunud hoopis sellised loomingulisemad anded ja ta saab hoopis tegeleda mõne loomingulise teemaga või õpetajaks või ettevõtjaks, et 35-aastase inimesega ma puhul üldse probleeme ei näe. Heakene küll, kus siis see vanuse piir jookseb, kus nagu lootusetu vanus kätte jõuab? Tänapäeval lootusetut vanust ei ole, et ka meil Virumaa kolledžis on ka 65-aastased inimesed tulnud tasemeõppesse, nii et siin ma kindlasti piiri ette ei paneks. Kui oluline on teie hinnangul haridusele elukeskkond ja meditsiin näiteks? Ma tegelikult seal korra juba ütlesin, ülioluline, sellepärast et väga paljud õppejõud ei tule siia, nad käivad, õpetavad ära, neile meeldib kolledži elu, see töökeskkond, neile kõik meeldib, tudengid meeldivad, aga nad elamas ja päriselt ei tule. Kui neil oleks korter, kui neil oleks linnaruum ilus, siis ma usun, et me leiaksime need ja samamoodi õppurid. Et ka muidugi Ida-Virumaa kuvand on läbi aegadega, läbi pressi, tegelikult ka pressilt ootaks koostööd, on olnud pigem negatiivne ja noored ei julge tulla Ida-Virumaale isegi õppima. See on teine elukutse, see on suhtekorraldus. Ma ei tööta suhtekorralduses, vabandage. Jah, et elukeskkond on ülioluline nii õppurite poole pealt, sest isegi kui meil paljud õpivad, aga selleks, et nad jääksid tööle Ida-Virumaale, peab neil ikkagi olema väga sobiv elukeskkond. Aitäh, Mare Roosileht, TalTechi Virumaa kolledži direktor!